Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Uudised, mida meie oskame hinnata ja lihtrahvast õpetame nautima. Sel nädalal jätkem Laarile vähemalt relvatehinguid. Ärma Toomas ei taha uusi korruptiivseid seadusi. Ministrite ohtlik ettepanek ja Eesti maksumaksjad hakkavad garanteerima eurolaristajate laene. Hakkame pihta. Mart Laar, Eesti käkikeeramise looja ja hing, on saanud aru, et tal ei ole enam mõtet kandideerida IRL partei esimeheks. Partei sisene verine võimuvõitlus on kestnud juba pikemat aega. Laari ja kampsunite aeg on ilmselt lõppemas, sest Partsi-Lihola lihunikud on võiduteel. Oma pöördumises liikleskonnale teatas Laar, et ta enam partei juhiks ei kandideeri, aga palus, et tal lubatakse vähemalt jääda kaitseministriks. Laar tegutseb täiesti õieti. Partei on tema juhtimisel vaakumas pankroti äärel. Kaitseministeeriumis seevastu ootavad ees mahukad relvatehingud ja ämara lennuvälja ehitamine. Kopsakad hüvitised, mis laekusid kunagisest Iisraeli relvatehingust, kahvatuvad nende kõrval, mis saavad osaks uute hankeotsuste tegijatele. Kuigi Iisraeli relvatehing oli omal ajal kasulik kõikidele asjaosalistele, sai kõige suurema noosi siiski osav juudi ärimees Apananski, kes sellega isegi ajakirjanduses hooples. Ta oli kahtlemata ka selle vääriline, kuna ta suutis samaaegselt ametlikult esindada nii hästi Laari valitsust kui ka Iisraeli relvaärikaid. Eesti Käkikeerajate Liit soovib edu tulevasele IRL juhtkonnale, kes sai tuntuks äraostmatute sildi all. Nad olid küllalt kavalad müüa endid ise hea raha eest Vene ärikatele. Eesti Käkikeerajate Liit loodab, et nad lubavad Laaril jätkata kaitseministrina. Kindlasti oskab meie pehme ja karvane kaitseminister sooritada mahukaid riigikaitsehankeid, ilma et ta laseks ennast tülikatel riigihanke või korruptsioonivastastel seadustel asjata segada. Samuti nagu nad sooritasid siseauditi andmetel üle 2/3 eelmise aasta kaitsejõudude hangetest. Laar pälvib meie tänu korvamatute teenete eest, mis ta on osutanud Eesti Vabariigile ja Eesti rahvale. Ta oli väga ettenägelik, kui ta põlistas meile 500 000 Stalini poolt Eestisse asutatud venelast koos nende järeltulijatega. Nüüd, kus eestlased on oma kodumaalt massiliselt lahkumas, on hea, et saame maa täita venelaste laste ja lastelastega. Rahvusvaheliselt tunnustatud tippimehele Laarile peab kindlasti võimaldama oma Eesti käkikeeramise lõpuaastatel lisaks oma kopsakale eripensionile ja paljudest osavatest tehingutest kogutud varandusele saada nüüd ka rahvusvaheliselt tunnustatud rikkuriks. Võime ka kindlad olla, nagu tavatseb väita meie peaminister, endine tubli Sampolit Ansip, et saame kõik kergemalt hingata, kui riigikaitset juhib meie tubli, pehme ja karvane kaitseminister, kes on andnud isikliku garantii maha lasta ründajad, vähemalt juhul, kui neid ei ole rohkem kui üks. Eesti esikäkikeeraja, Evelini turismitalu rentnik ja rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomas ütles oma eelmise nädala kõnes Riigikogule, et Riigikogul ei ole enam vaja teha korruptiivseid seadusi. See oli väga arukas ettepanek, sest teatavasti on Ärma Toomas neid juba nii palju allkirjastanud, et neid jätkub seniks, kui Stalini poolt Eestisse asutatud ja Laari valitsuse poolt Eestisse põlistatud venelased valitsemise üle võtavad ja uued venekeelsed seadused teevad. Pealegi võime kehtivaid seadusi veelgi korruptiivsemaks muuta, kui see vajalikuks osutub. Aga seaduse korruptiivsus või isegi seaduslikkus ei olegi õnneks tänapäeva Eesti Vabariigis oluline.
õigusteadlikud tähenärijad ja populistlikud tülinorijad väidavad niikuinii, et peaaegu kõik meie seadused on õigustühised, sest need on tehtud inimeste osalusel, kes ei tohtinud isegi Riigikogu saalis viibida, sest nad ei olnudki Riigikogu liikmed. Ütleb ju põhiseadus sõnaselgelt, et kui Riigikogu liige astub mõnda teise riigi ametisse, siis ta Riigikogu liikme volitused lõpevad. Käkikeerajate vaenlane Jüri Toomepuu sai koos kunagise õiguskantsleriga isegi Riigikohtult rumala otsuse, mis ütleb, et aktsiaseltsi nõukogu liikme teenistus ongi riigiamet. Selliseid rumalaid põhiseaduse sätteid ja Riigikohtu otsust ei saa meie tubli võimueliit muidugi tõsiselt võtta. Nõukogude liikmetele anname me head tasu ja kopsakaid hüvitisi just sellepärast, et saaksime eriti kuulekaid partei sulaseid eriti hästi tasuda. Pärast seda, kui Toomepuu Riigikogust lahkus ja me endisele tülikale õiguskantslerile Jõksile kinga andsime, ei ole keegi meile seda rumalat põhiseaduse sätet enam nina alla õõrunud. Seepärast arvabki Eesti Käkikeerajate Liit, et selle pika ja igava kõne ettevalmistamisega nägid Ärma Toomase hooldajad ja kõnekirjutajad asjata vaeva ja vaevasid ka asjatult Ärma Toomast. Pärast seda, kui Ärma Toomas oma imepäraseid oraatorlikke väitlusoskusi teledebaadis Indrek Tarandiga Eesti rahvale demonstreeris, võiksime tal lasta ennast kõikide jumalate rahus ennast Evelini turismitalus mõned aastad välja puhata. Meie võimueliidi tublid käkikeerajad, siseminister Ken-Marti Vaher ja justiitsminister Kristjan Michal teatasid eelmise nädala töökohtumisel, et kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimise võimekust tuleb suurendada. Vaheri sõnul on kuritegelikult saadud tulu konfiskeerimine oluline just eriti organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. See on muidugi õige, aga neile jäi kahjuks kahe silma vahele asjaolu, et isegi Eestis on ikka veel võimalik esitada kaebuse Euroopa kohtusse. Eestis kohandatakse kriminaalseaduslikku loomulikult lihtrahva vaos hoidmiseks. Pole karta, et meie kontrolli alla olev politsei või prokuratuur hakkaks sellega võimueliiti kimbutama. Euroopa kohtute üle aga Eesti käkikeerajad kahjuks kontrolli ei ole. Seetõttu on parem, kui me hoidume selliste provokatsiooniavalduste tegemisest, sest see võib lihtrahva hulgas ikka veel leiduvatele tülinorijatele ilma asjata rumalaid ideid pähe panna. Mõned võivadki Euroopa kohtu poole pöörduda kaebustega meie majandusliku ja võimueliidi vastu, süüdistades neid organiseeritult ja kuritegelikult rahvavara omandamises. Kui Euroopa kohus hakkab selliseid häbematu kaebusi menetlema, võiks see ohtu seada kõik meie võimueliidi suure vaevaga kogutud varandused. Kui Michal väitis, et suure osa kuritegeliku tegevuse eesmärk on saada tulu ebaausalt, siis võivad mõned pahatahtlikud tegelased hakata näpuga näitama hoopis meie võimueliidile. Mõelge, milline katastroof see oleks, kui Tallinna linnavara ametijuhid ja neile vajalike hüvitiste maksjad peaksid hakkama ärastatud hooneid sadade kaupa loovutama. Kogu meie valitsemisstruktuur oleks pea peale pööratud, kui meie riigi koorekiht peaks tagasi maksma hiigelkasumid, mis laekusid, kui ebaseadlikult erastatud ametikortereid muudeti ebaseadlikult kalliteks elamuteks. Said ju nii omale jalad alla mitte ainult Savisaar ja kõik need, kes temaga on Tallinnas võimu jaganud, vaid ka Mart Laari lähedased ja rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomas. Selliste kaebuste alusel võiks Euroopa kohtud koguni kuulutada esimese Laari valitsuse poolt läbi viidud riigivarade ärastamised organiseeritud kuritegevuseks. Ohtu võiks sattuda kõik seadusvastaselt ja isegi toredate jokkskeemidega ärastatud varandus, mis pani aluse meie majanduseliidi jõukusele ja aitas luua meie võimueliidi. Ärma Toomaselt võiks selliste tobedate otsuste alusel ära võtta isegi ta rendipind Evelini turismitalu.
tal ei olekski siis kohta, kus ta saaks oma raskest ametisse tagasimääramise kampaaniast rahulikult välja puhata. Eesti Käkikeerajate Liit mõistab hukka selliseid asjatud ja ohtlikud ministrite avaldused. Soovitame nad lähtada muidugi maksumaksjate kulul mõnele pikemale maailmareisile, kus neil ei ole vaja teha igavuse peletamiseks selliseid halvasti läbimõeldud avaldusi, mis võivad ohtu seada meie suurepärase võimu ja majandusstruktuuri. Meie valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks euroala rahandusministrite otsuse muuta Euroopa Finantsstabiilsuse fondi raamleping, mis võtab Eestile kohustuse garanteerida fondi võlakohustusi 1995 miljon euro ulatuses. Selle garantiiga peavad Eesti maksumaksjad toetama pankroti äärel vaakuvate jõukate riikide laene. Nagu teame, ei ole mugava eluga harjunud kreeklased, portugaallased, iirlased ja varsti itaallased ja prantslased ja kes teab veel, ise nõus oma kulutuste eest maksma, et võimaldada Eesti ja teiste riikide maksumaksjatel neid ülal pidada. Selleks ongi võlakohustuse garanteerimise leping vajalik. Eesti tubli käkikeeraja, eeskujuliku kommunisti ja zampoliiti kogemustega peaminister Andrus Ansip oskas enne Riigikogu valimisi üliosavalt rumalale lihtrahvale selgeks teha, et eurotsooniga liitumine oli tema suur saavutus. See aitas tal valimistel saavutada 17% valijaskonna toetuse. Selline tagajärg on meie geniaalse valimissüsteemi alusel küllaldane suureks valimisvõiduks ja võimul püsimiseks. Nüüd oleks muidugi piinlik, kui euro kokku variseb ja rahvas aru saab, et eurotsooniga ühinemine ei olnudki eriti arukas. Seetõttu ongi meil vaja lasta maksumaksjatel veelgi rohkem püksirihma pingutada, et meie tubli võimueliit saaks suuremeelselt jõukamate riikide elanikke hädast välja aidata. Õnneks oleme juba suutnud harjutada Eesti lihtrahva piskuga läbi ajama. Valitsus saatis lepingu ka Riigikogusse menetlemiseks, et saaks näidata meie euroeliidi liitlastele, et ka Eestis on demokraatlikele riikidele sarnased siseriiklikud protseduurid võlakohustuste garantii andmiseks. Meie efektiivses valitsussüsteemis on selline ajaraiskamine muidugi ülearune, aga oleks siiski parem, kui meie Euroopa liitlased sellest aru ei saaks. Riigikogu rahanduskomisjoni liikmed Eiki Nestor ja Aivar Sõerd avaldasid mõlemad rahulolu, et ka nendel lastakse millegiga tegutseda. Nestor väitis koguni, kui aasta alguses oli veel kosta hääli, et seda pole üldse vaja Riigikogusse viia, siis nüüd on aru saadud, et ka Riigikogus on seda vaja arutada. Sõerd, kes on tuntud toredani nalja ja pullimehena, demonstreeris ka seekord oma huumorimeelt, väites, et ei teagi, kas abimehhanismi üldine raamistik läheb Riigikogus läbi, sest Riigikogu polevat kummitempel.